Tervist, head sõbrad, on nädala kommentaari aeg. Kuskilt kostab ulgumist ja hammaste kiristamist. Need ebasündsad häälitsused pärinevad peavoolumeedia ja eriti meie kodumaise ajakirjanduse lipulaevade toimetuste koridoridest. Kuigi Donald Trumpi luureskandaali lõplikud asjaolud pole veel päris selged, on piinlik, kuidas ennast uhkelt kvaliteet ajakirjanduseks tituleeriv meedia, Delfi, Postimees ja meie kõige poolt üleval peetav rahvusringhääling asusid levitama ja kajastama uudist, millel lähimal vaatlusel puudus tõepõhi ja mis sellisena kuulus kategooriasse fake news. Praegustel andmetel Donald Trumpi kohta avaldatud alusetud ja tõestamata süüdistused pärinevad endise Briti luureohvitseri ja praegu erafirmat pidava Christopher Steele'i sulest. Eile läks aga kodumaise meedia veergudel lahti hullud päevad. Äkitselt teadsid kõik, et Trump olla Moskvas prostituutidega haiglaseid asju teostanud ja venelastel on tema kohta kompromiteerivat materjali. Hiljuti süüdistas ERR-i Lauri Tankler meid libauudiste levitamises ja oma lugejate eksitamises. Toona Tankler moraliseeris. Tsiteerin. Libauudised, pahatahtlikud ja eksitavad pealkirjad nõuavad nii ajakirjanikelt kui lugejatelt üha enam tähelepanelikkust ja allikakriitikat. Tsitaadi lõpp. Ah soo. No vaatame siis, kuidas kvaliteetajakirjandus ise päev hiljem libauudiseks tunnistatud uudist kajastas. ERR. Venemaal võib olla USA presidendiks valitud Donald Trumpi kahjustavat infot, teatas teisipäeval telekanal CNN. Memos öeldakse, et Trumpist tehti 2013. aastal seksivideosid prostituutidega, kui Trump külastas Moskvas üht luksushotelli. Fake news. Postimees. Allikad. Vene agendid jälgisid väidetavalt Trumpi perverssetes seksuaalsetes aktides. Fake news. Huumorilõppe aga Postimehe osalt siia. Nimelt see leht sedastab, tsiteerin. Pole kindel, mil määral uus raport Trumpi administratsiooni mõjutab. Tegemist võib siiski olla ka võltsinguga, mis ei oleks Venemaa levitatavate libauudiste valguses ebatavaline. Tsitaadi lõpp. Sellise väikese hoiatuse leiame siis Postimehe artikli lõpust, mis eelnevalt on rääkinud, kuidas Trumpi olla vaadeldud perverssetes seksuaalaktides. Rääkimata sellest, et Postimees teeb mitmeid artikleid teemast, mis võib olla võltsing ja paneb alles kuhugi artikli lõppu väikese klausli, et kogu lugu võib olla vale, tunnistab ta ka, et suure tõenäosusega levitab ta just selles artiklis, mille te parajasti läbi lugesite, Venemaa libauudiseid. Samas on praeguste faktide valguses selge, et väide nagu oleks Trumpi skandaali taga Venemaalt pärit libauudis on juba iseenesest fake news. Delfi. USA luureametnikud. Vene luurel on Trumpi kohta kompromiteerivat materjali. Fake news. Mis juhtub aga päev hiljem, kui luureraporti skandaal on osutunud võltsinguks? Kommentaari hetkeks ainukesena avaldas eelneva päeva möödalaskmistest artikli Delfi, tituleerides selle nii: Trumpil on seekord õigus. Vastased levitasid tema kohta jama. Milline pilt aga vaatas vastu kommentaari kirjutamise hommikuks niinimetatud kvaliteetmeediaportaalide esikülgedelt? Trump on kadunud nagu tinatuhka. Ei mingeid vabandusi. ERR räägib meile näiteks mobiili ID-st ja kuivastu Virtsu parvlaevaliinist. Postimees pajatab meile ühest ahelavariist ja tunneb rõõmu, et Tänak näitab Monte Carlo ralli eel üles head kiirust. Delfi kajastab muuhulgas Läänemere laineid ja Peipsi järve kaunist rüsijääd. Vabandav artikkel on aga lükatud sinna kuhugi portaali keldrikorrusele. Hiljuti kirjutas ERR-i ajakirjanik Rain Kooli meelsusmeediast, kuidas see tema sõnul moodustab niinimetatud meedialaadse toote. Tsiteerin. Veendumusmeedia tegevuse alus on nende loojate ideoloogilise, religioosse või poliitilise maailmapildi levitamine võimalikult paljudeni. Teatud mõttes missionäri töö.
kirjutab Kooli ja jätkab, et kui libauudiste treialid ühel hetkel ise ka tunnistavad, mida nad teevad, siis, tsiteerin, veendumusmeedia tegijad ei saa arugi, et miski valesti on. Tsitaadi lõpp. No nii, siin on teie täpne definitsioon. Postimees, ERR ja Delfi ja seda Rain Kooli sulest. Te olete meelsusmeedia. Te kannate endas pahempoolset ideoloogilist suunitlust ja kui vähegi võimalik, siis üritate oma ideoloogiat välja käia ja lugejatele peale määrida. Eriti haige on see olukord ERR-i puhul, kuna tegu peaks olema usaldusväärsuse etaloniga, mida me lisaks kõigele oma maksurahast ka finantseerime. Rääkimata sellest, et Trumpi kajastus presidendivalimiste ajal oli ERR-is rohkem kui kallutatud, edastab ERR hea meelega käesoleval näitel ka võltsuudiseid. Objektiivi eristab peavoolumeediast ka üks väga lihtne fakt. Erinevalt teist, ERR, Postimees ja Delfi, oleme meie täiesti selgelt, avalikult ja deklaratiivselt kuulutanud, millisest maailmavaatest me lähtume. Me oleme konservatiivid ja kristlased. Teie aga pole seda mitte kunagi teinud. Te teesklete neutraalsust, ent selle varjus olete pahemliberaalse maailmavaate meelsusmeedia. Kui palju on Objektiivis välisuudiste toimetajaid? Täpselt 1. Kui palju on teil välisuudiste toimetajaid? Oma ressursile vaatamata levitate te aga libauudiseid ja kontrollimatut informatsiooni. Tegelikult peaks Postimehe, Delfi ja ERR-i toimetustes praegu kõlama üks küsimus. Kes selle jama eest vastutab? Tegu on ju ikkagi meie transatlantiliste liitlassuhetega või kuidas? Huvitab, kas keegi ka kuskilt sellise jama peale vallandatakse? Kokkuvõttes, vanameedia on meelsusmeedia, mis edendab pahempoolset ideoloogiat. Seda humoorikam on meenutada hiljutist Eesti Päevalehe juhtkirja, kus peaaegu et anuti lugejatelt, et nad peavoolumeediat ikka edasi usaldaks. Tsiteerin. Traditsiooniline kvaliteetmeedia teeb säärast infot kajastades taustakontrolli ja selle filtrist nõrkadel jalgadel seisvad väited kergesti läbi ei pääse. Tsitaadi lõpp. Eriti õõnsalt kõlab aga Päevalehe viimane üleskutse usaldusele. Jällegi tsiteerin. Tehkem seda mitte ainult enda, vaid ka Eesti demokraatia ja julgeoleku nimel. Tsitaadi lõpp. Tänaste sündmuste valguses mõjub see üleskutse pehmelt öeldes humoorikalt. Mina olen Markus Järvi, Objektiivi toimetaja. Kui te olete Facebooki kasutaja, siis märkige meie Facebooki leht meeldivaks. Nii saabuvad Facebookis teie ajajoonele kõik Objektiivi uudised ja arvamuslood ning te saate hommikust alates hea ülevaate, millest meie portaal täna kirjutab.